Tere, head vaatajad, kuulajad, kes te täna meid olete vaatamas, kuulamas. Ma seda vaatama, kuulama ütlen sellepärast, et ma olen kuulnud, et meie saateid ka mitte ainult ei vaadata pildis, vaid on nad ka nii-öelda ainult kas siis podcastis või raadio teel nii-öelda kuulatavad, et sellepärast ma ütlen head vaatajad ja kuulajad. Me oleme siis täna järjekordset saadet tegemas ja see saade on meil salvestamisel suhteliselt uue aasta alguses, nii et kõigepealt me kindlasti Jaaniga tahame teile soovida õnnistatud uue aasta jätku, selle issanda aasta 2022 jätku. Ja nii nagu me eelmise aasta lõpus lubasime, ennem jõulu või jõuluajal juba tegelikult olles, et me räägime täna kristoloogiast ja mida see sõna tähendab, siis sellest me kohe juttu ka teeme, aga me alustame siis kristoloogia teema käsitlust ja vaatame siis, kui pikalt meil täna läheb ja siis juba mõtleme edasi, millised on meie järgmised teemad. Aga täna kristoloogia. Tere, Jaan! Tere! Kuigi ma ütlesin kõigile õnnistatud uut aastat, siis ma ütlen sulle ikkagi ka veel kord õnnistatud uut aastat sulle sellel... Sama minu poolt. Sellel... Ja kõikidele vaatajatele, kuulajatele samuti õnnistatud uut aastat. Et sellel aastal, et... Ei ole kohtunud veel. Ei ole jah. Just. Ja kui me seda saari alustasime, siis me ju tegelikult leppisime ka kokku, et vaatame, kuidas läheb. Ja. Et täna meil on juba 7. saade, et täna selle aasta künnisel me lubadusi ei anna, kui pikalt me teeme, aga me võime ühte lubadust öelda, et nii kaua, kui on huvi ja nii kaua, kui meil teemasid on, nii kaua me vähemalt kord kuus sinuga lobiseme. Teemadest puudust ei tule. Nii et siis, aga me ei luba, et see aastaid kestab. Ja, läheme siit vaikselt edasi. Meil on täna kristoloogia teemaks. Ja selle kristoloogia mõte või siis mida see sõna kristoloogia üldse tähendab, siis eks ole, kristoloogia on teoloogiline distsipliin, ma nüüd ise sõnastan, et see ei ole ametlik sõnastus, teoloogiline distsipliin, mis räägib Jeesuse kahest olemusest, ehk siis täiuslikust inimesest, täiuslikust Jumalast. Kas ma ütlesin õigesti? No, väga lihtsustatult võib niimoodi öelda. Mina seletaks seda nõnda, et kristoloogia on liitsõna, on kaks kreeka sõna, siis on Christos, on siis Kristus, salvitu, võitu, Messias ja logos on sõna või õpetus. Jah, see on siis õpetus Kristusest ja tegemist on süstemaatilise teoloogia ühe sellise teemavaldkonnaga, et ta pole mitte omaette distsipliin, vaid ta on süstemaatilise teoloogia, täpsemalt dogmaatika üks teemavaldkond ja väga oluline teemavaldkond. Ja kahjuks sellest räägitakse, ma julgeksin öelda ikka suhteliselt vähe, et kui me räägime jumalateenistustel, eks ole, Kristusest, loeme evangeeliumi, räägime temast kui issandast ja nii edasi, et sageli, ütleksin niimoodi, et see just nimelt see tema inimlik pool jääb isegi nagu varju, aga see on, ütleksin, samavõrd oluline kui see tema jumalik pool, nii nagu Kalkedoni kiriku kogu seda ka ütles, et umbes nõnda, et täiuslik inimene, täiuslik Jumal, eks ole, ja me räägime Kristusest sageli rohkem kui Jumalast kui inimesest. Täpselt nii, sest väga paljude rahvaste mütoloogias on ju see arusaam, et jumalad võtavad endal inimese kuju ja käivad inimesena maa peal. Mõtleme India jumalatele, kes kehastuvad, mõtleme Kreeka jumalatele, keda kujutati ette inimese kujulisena. Aga siin on üks väga suur põhimõtteline erinevus Kristusega võrreldes. Ja nimelt see, et Kristus ei ilmu nagu inimene, vaid ta tõepoolest ilmub inimesena. Jumal sünnib inimeseks ja tuleb siia maailma nii nagu inimene, võttes kaasa kõik selle, mille inimene siia maailma kaasa võtab, olles silmitsi nende samade probleemidega, millega kõik inimesed on silmitsi, surres nii nagu inimene. Nii et selles mõttes see tema inimeseks olemine on tegelikult juba esimestele kristlastele olnud väga oluline ja miks? Sellepärast, et juba 1. sajandi lõpus hakkas kirikus levima üks eksiõpetus, mida nimetatakse doketism. See on kreeka keelest pärit dokeo näima paistma. Ja tähendab see siis seda, et oli selliseid kristlasi, kes väitsid, et Jeesus Kristus on vaimolend, kellel pole maisusega mitte midagi pistmist, aga kes on võtnud näivalt endal inimese kuju. Ja muidugi sellel arusaamal oli palju teisendeid, oli ka näiteks arusaam, et tegelikult aga suri ja kannatas näivalt ja nii edasi.
vaimolend, Kristus lahkus inimese Jeesuse pealt, tema surres ja nii edasi ja nii edasi. Aga kirik tunnistas selle eksiõpetuseks ja tundub Uue Testamendi põhjal, Johannese kirjade põhjal, et juba 1. sajandi lõpul oli kogudustesse see õpetus sisse tunginud ja vastukaaluks sellele hakkab kiriku pärimus 2. sajandil väga massiivselt rõhutama Kristuse tõelist inimlikkust. See on hästi huvitav, Jaan, et kui ma ikka püüad ju selles mõttes saatejuhina natukene neid asju küsimusi ette valmistada ja siis natukene uurid ja vaatad neid asju, et see 1. sajandi teema, mis sa tõid sisse, aga tegelikult ega see probleem, et kus kohas seda nii-öelda näilisust nagu esile tuuakse, on ka hilisemalt teatud ringkondades olnud, et ma ei julge nüüd täpselt väita, kes need inimesed olid, aga kuskil 15. sajandil veel on nagu mingid liikumised, kes ikkagi püüavad selgelt nii-öelda tõestada, et tegelikult just nimelt see Jeesuse nii-öelda kas inimlikkus oli näiline või siis jumalikkus oli näiline, aga igal juhul nagu see põhimõte, see dogma, mis kirikus on, et tõeline inimene ja tõeline Jumal, et see nagu oli hüljatud. Nojah, tegelikult juba ju Paulus Rooma kirja alguses tsiteerib ühte vana usutunnistuslikku vormelit, mida ta ise ei ole sõnastanud, mille ta võtnud koguduse pärimusest üle, kus räägitakse Jeesusest Kristusest, kes oma liha poolest on pärit Taaveti seemnest ehk siis kuningas Taaveti dünastiast, aga kes pühaduse vaimu poolest on tunnistatud oma ülestõusmise põhjal Jumala pojaks väes. Nii et need kaks olemust, kui kasutada hilisemat mõistet, on tegelikult juba selles vormelis olemas. Ja ongi tähelepanuväärne see, et kui me dogmade arengut vaatame, siis väga paljud dogmad, nad on küll sõnastatud sajandeid pärast Uue Testamendi kirjutisi, aga tegelikult teos, need mõtted, mida nad püüavad väljendada, on Uues Testamendis endas juba olemas. Nii et see on väga, väga selline hea nagu meeldetuletus taas, et ei ole siin midagi uut nagu päikese all ja mulle ikkagi meeldib ka niimoodi mõelda, et need samad vanad kirikuisad, et kui nad ikkagi midagi nagu tegid, siis see oli ääretult põhjalik ja nii nagu meil tänapäeval sageli vähemasti mulle öeldakse, et aga piiblis on nii öeldud, siis nende puhul võib ütelda, et tõesti, et nad pühakirjast lähtuvalt ja siis ka selle sama algristi koguduse kogemusest lähtuvalt ikkagi neid dogmasid sellisel moel sõnastasid. Jaa, aga nad nägid tohutult vaeva selle nimel, et uurida pühakirja tekste, et leida selline sõnastus nendele õpetustele, mis ka kaasa inimesi kõnetaks, et siin taga on ikkagi tohutult suur intellektuaalne töö, pingutus ja tõepoolest me oleksime väga ülekohtused oma kaugete eelkäijate suhtes, kui me ütleksime, et see on mingi vana asi, mis meid ei kõneta, mis pole oluline, räägime aktuaalsetest probleemidest hoopis selle asemel. Ja seal tulebki lisada, et ka ju need vanad kirikukogud, kui me tänapäeval meil Eesti Evangeelne Luterlik kirik teeb kirikukogu, siis see kestab 1 või 2 päeva, aga seal nad võisid kesta 10 ja rohkem aastat, ennem kui jõuti nii-öelda mingitele väga olulistele otsustele, mille puhul siis võib öelda, et kirikukogu kiitis selle usutunnistuse heaks, eks Ja ole. just Kas või nimelt, need asjad ei ole võrreldavad. Konstantinoopoli Täpselt. usutunnistus, eks ole, et see oli ikkagi väga-väga pikk protsess. Loomulikult. Ja kõik, mis eelnes veel sellele, see suur töö. Ja ega ka tänases maailmas on ju ka, kui me Rooma katoliku kirikust räägime, mida ma natuke tunnen küll põgusalt, aga seal on, eks ole, samamoodi, et ikkagi kui jõutakse mingisuguste nii-öelda selliste otsusteni, siis need ei sünni mitte, et saime kevadel kokku ja saime sügisel kokku ja nüüd on otsus, vaid et need on tavaliselt ikkagi väga pikad protsessid. Jaa, sellele eeldab väga pikk uurimistöö, sellele eelnevad diskussioonid teoloogide vahel ja ma isegi võin öelda, et paljudes evangeelsetes kirikutes ennem kui mingisugune seisukoht sõnastatakse, toimub ikka aastakümnete pikkune töö selle kallal ja midagi pole teha, et kui on ikkagi võrrelda 2 olukorda, kus seisukoht sünnib nii-öelda paari päeva jooksul ja pretendeerib igavesele kehtivusele ja kus see sünnib aastakümnete jooksul, tuginedes ka eelnevate sajandite uurimistööle, ma arvan, et ei ole üldse põhjust kahelda, kumb on kaalukam.
Absoluutselt, aga me nüüd hakkasime üldteoloogiat nagu natukene lahkama. Just, tuleme kristoloogia juurde tagasi. Kristoloogia juurde tagasi, et räägime natukene siis sellest Kristusest kui inimesest ja Just. ma mäletan oma õpingute ajast, mulle väga meeldis, see ei olnud siin Eestis kahjuks, ma sain selle kristoloogia loengu Soomes olles ja mulle väga meeldis, kuidas see õppejõud oli võtnud, tegemist oli sellise, ütleme rahvaülikooli formaadiga, kus siis õppejõud oli võtnud nii-öelda auditooriumisse kaasa beebi, kes oli pandud riidesse. Ja siis ta võttis Elus selle, ei olnud elus. Et selles mõttes nukk, ütleme siis, et aga beebi nukk, eks ole, nukk beebi. Ja siis ta tuli sellega sinna klassiruumi ja siis me kõik nagu vaatasime, et miks see nüüd selline asi. Ja siis ta kooris selle beebi sõna otseses mõttes paljaks ja ütles, et näete, see on nüüd Jeesus, kes sündis. Ja siis ta hakkas teda riietama. Ta oli nagu kaasaegsetel selle 90. aastate alguses, siis ta pani talle mähkmed ja ütles, et muideks, et te teaksite, et ka Jeesus vajas nii-öelda hoolitsust ka oma nii-öelda siis pissimise ja kakamise mõttes, et tänapäeval me paneme mähkmed, aga mõelge, mida tollel ajal Maaria ja Joosep pidid, et Jeesus laps ka täitsa pissis ja kakas. Sest ta oli tõeline inimene. Just nimelt, et selles mõttes siis sõi, jõi. Jah, ja samamoodi ilmselt ka karjus, eks ole, kui tal midagi ebamugav oli, nuttis, eks ole, selle peale, et kui kõht läks tühjaks, tegi häält, eks ole, kindlasti ta koges hammaste tulemise valu, eks ole, et kõiki neid hädasid, mida tegelikult ka väikesed lapsed tunnevad ja kogevad, ta tundis ka. Selles ei ole üldse kahtlust. Ja minu meelest oli see nagu hästi valgustav ja avav, et sageli me just nimelt mõtleme seda, et jällegi, kui me räägime Jeesusest, siis meil tuleb ristilöödu silme, et või pantokraator. Jah, pantokraator kuskil, aga et ta tegelikult võib olla ka selline väetilapsukene, eks ole, ja kes nende vajadustega, mis igal inimesel on, et see on just nimelt üks tema täiusliku inimese selline tunnus. No jõulud alles olid, alles me sellest rääkisime. Isegi ma ütlen, et peaks rohkem võib-olla rääkima, et me seda endale jõulud võiksid sagedamini olla, eks. Et me seda endale teadvustaksime, eks ole, et see nagu on hästi oluline. Ja kui me sealt edasi mõtleme, et ega me ei tea, kuigi ütleme, et üks dogma ju, mis on ka selle tema olemusega, on see, et oli täiuslik inimene, aga ta erines inimese poolest ühe asja tõttu ja see oli seesama, et ta oli ilma patuta, eks ole, et see on nagu siis peamine ergus. Muidu suhteliselt sarnane ikka tavalisele inimesele, eks ole. No ikkagi ütleks rohkem, et ikkagi tavaline inimene. Jah. Kõigi nende probleemide ja vajadustega, mis on tavalisel inimesel. Aga pühakirjas me leiame tegelikult neid vajadusi päris palju üles või neid probleeme, kus see täiuslik inimene, see inimese poolus välja tuleb. Et mul alati kohe tuleb esimesena meelde see tema kõrbe kiusamine. Et see on üks selline klassikaline näide, eks ole. See on paradigmaatiline selles mõttes, et see kujutab midagi sellist, mille sarnasesse olukorda, mitte nüüd samasse, aga mille sarnasesse olukorda inimesed võivad sattuda iga päev. Ja samamoodi selles samasuguse paradigmaatilisuse mõttes ongi, et eks ole, et ta oli ka ilmselt 40 päeva kõrbes olles, oli tal kõht ikkagi väga tühi ja kui nüüd kurat tuleb pakkuma seda leiba, eks ole, piltlikult öeldes, et või rikkusid ja asju, siis sellisesse seisundisse viidud inimene võis ikka väga raskes kiusatuses olla, nii nagu ka Kristus sellel hetkel oli. Ja minu meelest üks selline tema kiusatused ongi nagu ka see, millega ta tegelikult ju nii mitmeski kohas võitleb, teiseks kas või sama Johannes evangeeliumis see niinimetatud palvevõitlus, eks ole, mis on samuti üks selline märk, et kus nii-öelda see tundub otse, kui see inimlik pool hakkab saama Kristusest võitu. No kui me nüüd inimesest Jeesusest tahame rääkida, siis me tegelikult peaksime alustama sellest teemast, mida teoloogias nimetatakse ajaloolise Jeesuse küsimuseks. Ja ajaloolise Jeesuse küsimus sellisel kujul, nagu meie tänapäeval seda tunneme, saab tegelikult alguse, kiriku ajalugu arvestades ju küllaltki hilisel ajal, 18. sajandil. Ja nimelt kuni selle ajani ei ole teada, et keegi oleks kahelnud Jeesuse ajaloolisuses. Aga valgustusajastul mitu prantsuse õpetlast tuli välja teesiga, et tõenäoliselt Jeesust kui inimest pole kunagi elanud, tegemist on väljamõeldisega, müüdiga, püüti seda seletada igasuguste
tollal levinud teooriatega, näiteks müüte püüti selgitada allegooriatena, mis loodusest räägivad. Jeesusest tehti päikese jumal, kelle sünd on siis päikese tõus, kelle surm on päikese laskumine õhtul horisondi taha ja nii edasi ja nii edasi. Ja 19. sajandil oli ka mitu õpetlast, kes Jeesuse ajaloolises olemasolus kahtlesid. Nimetan näiteks sellist meest nagu Bruno Bauer, nimetan näiteks sellist meest nagu Artur Trevs ja marksismi klassikud, Marx, Engels ja Lenin, olid nende 19. sajandi teadlaste seisukohtadega tuttavad. Ja sellel ajal, kui mina õppisin ajalugu koolis 5. klassis, vana aega, ma mäletan väga hästi, oli peatükk Kristlusest ja eraldi alapeatükk oli legend Jeesus Kristusest, kus püüti tõestada siis seda, et Jeesust kui ajaloolist inimest polnud kunagi olnud. Nüüd päris kindlasti võib öelda seda, et Marx ja Engels, kes selle teooria võtsid üle siis nendelt vanematelt õpetlastelt, ei teinud seda mitte teaduslikel kaalutlustel, vaid ideoloogilistel kaalutlustel ja neil oli vaja ristiusku rünnata. Ja kuna ristiusu jaoks on Jeesuse ajalooli olemasolu oluline, siis selle kahtluse alla seadmisega üritasid nad ristiusku rünnata. Nüüd, kui me Lenini juurde tuleme, siis mida tema plaanis ju, eks ole, revolutsiooni, võimu ülevõtmist ja kuna tollane õigeusu kirik oli väga tihedalt tsaaririigiga seotud, siis oli vaja ka seda õigeusu kirikut rünnata. Ja nüüd ta laseb käiku need samad argumendid, mida Marx ja Engels juba varem olid kasutanud ja püüab siis selgitada, et Jeesust pole kunagi elanud, et ta on loodud lihtsalt selleks, et inimesi, kes on rõhutud, allasurutud, hoida oma võimu all, hirmutada Kristuse taastulekuga, Jumala karistusega neid ja nii edasi ja nii edasi. Ja seda koolides õpetati. Ja lohutuseks oli just nimelt see, nii nagu Marxil oli seesama, et miks on, eks ole, usk oopium rahvale, siis põhimõte oli seesama, et selleks, et talupoegadele, kes nii-öelda virelevad viletsas elus. Lubada paremat elu pärast surma. Just nimelt, et see oli see Marxi selline põhitees, eks ole, ja mida siis ka ju tegelikult, kuni võib ütelda, et nõukogude aja, peaaegu nõukogude aja lõpuni ju ka propageeriti, vähemasti seal 60-ndatel isegi veel väga aktiivselt ja 70-ndatel ka. Jah, aga kui me nüüd teadusest räägime, siis võib öelda küll niimoodi, et need valgustusajast õpetlased ja samuti ka näiteks 19. sajandi õpetlased, kelle seisukohti ma nimetasin, on nii-öelda laiemas pildis, kui nüüd vaadata Jeesuse elu uurimist, kurioosumid. Ehk siis teiste sõnadega on väga vähe olnud teadlasi, kes on Jeesuse ajaloolises olemasolus kahelnud. Tänapäeval praeguse seisuga võib öelda, et on tõesti mõned üksikud ainult ja suurem osa neid, kes kahtlevad selles, ei ole mitte teadlased, vaid on niinimetatud külamüstikud, kui kasutada Linnart Mälli mõistet, ehk siis teiste sõnadega. Ristiusk ja kirik on seotud kõik võimalike vandenõuteooriatega, spekulatsioonidega. Räägitakse ja Dan Brown on mees, kelle raamat Da Vinci kood on sellele väga palju kaasa aidanud, et kirik varjab inimeste eest tõde. Suurem osa Uuest Testamendist on ära peidetud inimeste eest ja seda varjatakse ja nii edasi ja nii edasi. Ja on terve hulk siis selliseid, ütleme siis, filmitegijaid ja kirjanikke, kes kasutavad ära seda Jeesuse ebaajaloollisuse ideed lihtsalt selleks, et šantaseerida või oma mingeid spekulatsioone ja vandenõuteooriaid kinnitada. Vandenõuteooria näiteks võib ju ka selline olla, et kirik mõtles Jeesuse välja selleks, et võimu inimeste üle saada tema kaudu. Ja olen näinud ka ühte filmi, see on üks filmide sari, mille nimi on Zeitgeist, ajavaim. Usuteadusinstituudi üliõpilased kunagi omal ajal mulle seda näitasid ja üks osa puudutas siis algkristlust, kus siis püüti näidata, et Jeesuse elulugu on mingitest vanade idamaade jumalate müütidest kokku kombineeritud ja tegelikult pole seal mitte midagi ajaloolist. Aga teadlased, kes Jeesuse eluga tegelevad, arvavad nüüd küll teisiti ja arvavad ikkagi seda, et meil ei ole mitte mingit alust Jeesuse ajaloolises kahelda. See, et meil on vähe allikaid tema kohta, see, et me ei tea tema, nagu me rääkisime eelmises saates, sünnidaatumit, surmadaatumit. Meil on tema sünnikoha kohta 2 konkureerivat pärimust, Naatsaret ja Betlem.
See ei ole mingi argument Jeesuse ajaloolisele vastu, sest kui me võrdleme teda nüüd mitmete teiste ajalooliste isikutega, olgu nad siis filosoofid, kirjanikud või kes tahes, me näeme sama olukorda. Ja nüüd ongi loogiline küsimus, et kui nende puhul on olukord selline, miks me peame siis Jeesuse puhul arvama, et need seegad nagu peaksid sundima meid kahtlema tema olemasus, aga samas nendes reetorites ja filosoofides ja väepealikutes me ei kahtle. Mis siis, et meile vähe allikaid on? See on hästi huvitav, selles mõttes mina olen ka seda tähele pannud erinevates vestlustes, kui keegi kuskil sõna võtab ja tavaliselt kipuvad need jõuluajal väga olema just nimelt 2 sündmust, jõulud ja ülestõusmispühad, kus siis Jeesuse ajaloolise isiku kohta hakatakse postitama kõiki neid asju, mis siis püüaksid tõestada, et seda ei olnud. Riste Johannes on ajalooline isik, eks ole, Joosefus Flavius räägib temast, mitte kristlik autor. Pontius Pilatus on ajalooline isik, kelle kohta meil on piibliväliseid allikaid. Kuningas Herodes on ajalooline isik. Augustus, kelle ajal Jeesus sünnib, on ajalooline isik. Tiberius, kelle ajal ta sureb, on ajalooline isik. Ülempreestrid Kaifas ja Hannas. Miks me peame siis arvama, et Jeesus ei ole ajalooline isik? No sellepärast, et see on vandenõuteooriaga läheb hästi kokku lihtsalt. See oli see, kuhu ma tahtsingi välja jõuda, et ma selle kõige kõvem argument. Ja vandenõuteooriate puhul on just nimelt see kiriku argument üks, et just nimelt, et kristlus mõeldi välja selleks, et saaks ullikesi karjakaupa lüpsta, maakeeli öelda, aga siis ma alati mõtlen selle peale, et küll see kirik ikka pidi nutikas olema, need algsed, kes tegid, et nad kohe arvestasid sisse märterluse, kannatused, kõik, mis sellega kaasnevad, kõik see pidid ette nägema seda, kuidas Konstantinus Suur kiidab ristiusu ühel hetkel, eks ole, Rooma impeeriumis riigi usu, et see ikka see ettenägemisvõime nendel teoreetikutel pidi ikka väga vägev olema. Aga nüüd, kui ajaloolise Jeesuse probleemist rääkida, siis tänapäeval see ei tähenda mitte küsimus sellest, kas Jeesus oli olemas või ei olnud olemas, vaid selle sõnastas esmakordselt üks ka 18. sajandi õpetlane Hermann Samuel Raimarus, Hamburgi ülikooli idakeelte professor. Tema ei kahelnud Jeesuse olemasolus, aga tema küsimus oli siis selline, et mis sellest, mida pärimus Jeesuse kohta räägib, vastab ajalooliselt tegelikkusele ja mis sellest, mida Jeesus evangeeliumites õpetab, on tegelikult ka tema enda öeldud. Niimoodi sõnastab tema selle küsimuse. Ja sellest ajast peale on siis toimunud selline väga suur diskussioon selles küsimuses, mida me teame kindlalt Jeesuse elust ja tema õpetusest. Ja kui nüüd võtta Jeesuse maine elutee kokku, need asjad, mida ütleme siis ka väga kriitilised, skeptilised ajaloolased tunnistavad, siis lühidalt on need järgmised. Esiteks, ta oli olemas kui inimene, selles ei ole kahtlust. Teiseks, ta elas ja tegutses Palestiinas kuskil meie arvamise esimestel aastakümnetel. Ta oli karismaatiline isiksus, kui kasutada Max Weberi mõistet, kes avaldas mõju inimestele, kelle kõnesid kuulati, kes oma tegudega tähelepanu pälvis ja kes leidis endale poolehoideid. Aga kes sattus konflikti oma usujuhtidega, paljud oma rahvuskaaslastega ja see konflikt päädis siis sellega, et korraldati tema vangistamine ja hukkamine, ta suri ristil, maeti ja tema tegevuses sai alguse siis selline liikumine, mida nimetatud Jeesuse liikumiseks, milles siis kasvas välja varane kirik ja selle liikumise nagu selline põhiline uskumus oli siis see, et Jeesus ei hävinud surmas, ei lakanud olemast, vaid ta tõusis surnust üles ja sellega ta tõendas seda, et ta ei ole tavaline inimene, vaid Jumala poeg või isegi inimeseks sündinud Jumal ise. Ja see on praktiliselt kõik. Aga see, mida kirik Jeesusest räägib, seda on oluliselt rohkem. Oluliselt rohkem. Ja see on ka hästi huvitav just jällegi mõelda nagu nende asjade peale, et kuidas need asjalood siis puht ka loogilises mõttes ju tegelikult on pidanud kulgema, et nende asjadeni jõutakse ja just nimelt, ütleme, et see on nüüd juba meil võib-olla mingi järgmise saate teema, kui me räägime sellest pühavaimu puudutusest ja sellest, kuidas siis vaim avabki inimeste tundeid ja mõtteid ja paraku jah, et see sageli võib taanduda usuliseks küsimuseks, ehk siis kus ongi see mustvalgelt, et kas sa võtad selle omaks või sa ei võta seda omaks, sellepärast et
tõestada üht või teist asja väga keeruline sellele, kes ei taha seda nii-öelda uskuda või Jah. ei taha seda tõeks elada. Jah, aga ei ole midagi rasket ju uskuda selles, et 1. sajandil elas Palestiinas üks Jeesuse nimeline rändjutlustaja, kes leidis endale poolehoidjaid, kes tegi erilisi tegusid, millega ta tähelepanu pälvis, kes sattus konflikti ja hukati ja kelle pooldajad jätkasid oma tegevust ja kelle isiku ümber sündis selline liikumine, millest hiljem kujunes välja selline ütleme siis kogu maailmas levinud suur religioon, mis praeguse seisuga on oma järgijaskonna poolelt esikohal, aga ennustatud on muide seda, et 2050. või 60. aastaks islami järgijate arv ületab kristlaste oma maailmas. Ja seal demograafilise sellise arvutuse järgi on seda toodud, kuigi viimastel aastatel, see on jälle teine teema, aga viimastel aastatel on see nii-öelda Euroopas sündivate moslemite järeltulijate arv hakanud vähenema, et kui varasemalt oli moslemi perekonnas traditsiooniliselt 5 ja enam last, eks ole. Aga ma räägin kogu maailmast praegu. Jah, et siis tänasel päeval on see vähenenud, aga ikkagi ta on suurem kui nii-öelda Euroopa või ütleme põliseuroopplastel perekondades. Aga mida ma tahtsin öelda on see, et uskuda seda, et selline jutlustaja Jeesus oli olemas. See ei ole usk selle sõna kristlikus mõttes. Jah, kristlik usk keeldab küll, et me tunnistame Jeesuse ajaloolist olemasolu, aga kristlik usk läheb oluliselt kaugemale. Ja seda küll, jah. Et selles mõttes siin on puhtalt ka see selline ajalooline teadmine, mis on... Jah, seda võib nimetada teadmist. Just, et see on see teadmine. Aga kui me nüüd prooviks selles mõttes ikkagi selle Kristuse sellise inimliku poole nagu kokku võtta, ennem kui me sellest jumalikust räägime järgmisel korral, et siis selle inimliku poole puhul ikkagi meil tasub ikkagi seda meeles pidada, et ta oli ikkagi inimene sõna otseses mõttes. Täpselt. Et nii nagu mitte mingi pool jumal. Jah, et sellest beebist sai räägitud, et ta ikkagi sellest beebist sai noorukist sai mees. Ja ta pidi sööma, ta pidi jooma, ta pidi kuumust taluma, külma taluma. Täpselt. Ehk siis kõik need inimese omadused, mis nagu tegelikult igal inimesel on tuttavad kuni sinna kiusatusteni välja, olid ka temale täiesti omased, et see ei olnud sõrmenipsust, et kuna ta teistpidi oli Jumal, et ta kiusatusi võitis sellise kerge mänguga või tal neid üldse ei olnud, et tal olid, eks ole, kõik need inimlikud tunded, ilmselt empaatiad, kõik need asjad, mis inimesel omased on, olid ka tema lahutamatu osa. Jah, aga kui me tõesti võtame teda kui inimest, siis minu küsimus on hoopis vastupidine, et miks me peame arvama seda, et inimesed minevikus kuskil aastatuhandeid tagasi olid teistsugused kui tänapäeval. Jah, et see on minu meelest üks väga suur viga, mida tehakse, et kujutatakse ette, et need inimesed elasid mingis imemaailmas, aga ei elanud, Jeesus ei elanud ka imemaailmas, elas täiesti reaalses Palestiina maailmas. Me järjest rohkem tunneme seda maailma, olgu öeldud, ja praegune Jeesuse uurimine, mis sai alguse 1960. aastate lõpus, 70. aastate alguses Ameerika Ühendriikides ja ka praegu põhiliselt ingliskeelse maailma kanda on, järjest rohkem näeb ikkagi Jeesuse seoseid juudi kultuuriga, juudi religiooniga. Ja Jeesuse elu allikate puhul enam ammu ei kasutata mitte ainult evangeeliumeid, vaid kõik võimalikke sellest ajast pärinevaid allikaid. Need on killukesed, mille abil on nagu see suur pilt võimalik kokku panna, kus see Jeesus elas ja tegutses. Ja mõista tema tegevust niimoodi paremini, sest need ka väga väikesed olustiku killukesed aitavad tegelikult mõista teda rohkem. Ja siit ongi selles mõttes võib-olla see teema, ongi seesama inimliku loomuse teema ongi võib-olla hea meeles pidada, meelde tuletada ja just nimelt ka seda meeles pidada, et me ei tohiks ka Jeesuses näha ainult seda jumaliku poolt, millest me järgmine kord rääkima hakkama, vaid just nimelt, et see inimlikkus oli temale, et me ei saa öelda seda, et Jeesus ei saanud aru tollaegse inimeste muredest või probleemidest, et ta vaatas sellele kuskilt kõrgemalt jumalana pääle. Ta elas nende keskel, ta oli nende keskel. Ja ta elas nendele probleemidele väga kaasa ja ta ei jätnud tegelikult oma muretses ja ta ei jätnud tegelikult oma arvamust vaka alla sugugi, sest kui me vaatame seda, mida ta rääkinud on evangeeliumite järgi, siis on muidugi niisugune nägemus, et tema eesmärk oligi mingi ühiskonna ümberkujundamine mingite reformidega, aga see ei tundu usutav olevat, aga samas
ka praegune Jeesuse uurimine juhib selle tähelepanu, et ühiskonnakriitika on tegelikult tema kuulutuses väga tugevalt sees. Jah, ma mõtlesin, et kui täna nüüd ja praegu tuleks Jeesus Eesti Vabariiki siis ja tahaks ennast poliitiliselt määratleda, siis ma mõtlesin, huvitav, kellena ta võiks ennast määratleda. Ma arvan, et ta ei määratleks ennast kellegina, Ma arvan ka vaid ta teeks oma partei. Jah, just. Okei, aga selle väikese sellise hüpoteetilise mõttelennuga täna hea meelega lõpetaks ja järgmine kord räägime siis Jeesuse jumalikust poolest Just. ja siis sellega, mis puudutab tema imetegusid ja tema muud olemist. Ja. Nii et head vaatajad, kuulajad, järgmise korrani jälle siit Kaarli kooli raamatukogust.